Märt Sults, palun. Aitäh, härra spiiker. Hea minister. Enne oli riigikoolideks olid kutsekoolid ja ametikoolid. Nüüd on tekkinud uus struktuur nagu riigigümnaasiumid. Kutsekoolides reeglina oli üldainete õpetajate õppetasu 20% kõrgem kui munitsipaalkoolides. Niimoodi meelitati sinna õpetajad juurde. Kas riigigümnaasiumis peale koolitoidu täisfinantseerimise on ka õpetajate palgas ette nähtud diferentse 20%, mis on ajast aega olnud? Aitäh! Aitäh! Õpetajate palgapoliitika on kooli vormist sõltumata ühesugune. Ja kui riigigümnaasiumite palk on kõrgem kui munitsipaalkoolidel, siis põhjusega, et seal on tagatud õpetajatele täiskoormus. See ei ole alati niimoodi munitsipaalkoolides ega ole ka erakoolides, sest et täiskoormus tähendab mingisugust orientiiri. See arvestus käib siis õpilaste arvu järgi ja ma usun, et 21 õpilast vist on selle arvestuse klassis või oli see 24, 2 numbrit praegu veel. Ma pean selle üle kontrollima selle fakti, aga see iseenesest ei ole peale maksmist omandivormist sõltuvalt olemas. Peale võivad maksta omavalitsused, peale võivad maksta loomulikult erakoolil, kellel on rahastamise võimalused suuremad, võivad kaasata eraraha. Aitäh!